Meilt küsitakse väga sageli, miks ei ole sadultoolil seljatuge, et kontoritoolil ju on, et kuidas nii? Ja vastus on imelihtne, et võib-olla korraks tuleme kontoritooli ajaloo juurde, eks miks tal üldse seljatugi on. Ja see põhjus on selles, et kui me istume nii-öelda 90 nurga all, siis meie selg vajub läbi ja selle selja läbi vajumise tõttu meie seljalihased väsivad ära ja nad tahavad puhata. Ja seda puhkust on väga hea teha seljatoe peal. Nii et see on põhjus, miks pandi siis toolile või pingile tugi ehk siis seljatugi külge. Nüüd, kui me räägime sadultoolist, siis sadultoolil ei ole seda sellepärast, et meie lülisammas toetub vaagna luule ja tal ei ole kuskile läbi vajuda, sest et on oma loomupärases asendis. Ainukesed asjad, mis võivad läbi vajuda, on siis süvalihased, kui need on nõrgad ja seetõttu on näiteks siis osadele toolidele disainitud kiikuv iste, mis siis aitab hoida meie süvalihased aktiivselt ehk siis töös. Me treenime neid. Samamoodi selline mikroliikumine paneb tööle meie süvalihased seljas, vaagnas. Ja kui me teeme seda piisavalt pikaajaliselt, siis muutuvad need süvalihased lülisamba ümber lihtsalt niivõrd tugevaks, et need hakkavad seda lülisammast üleval hoidma ja polegi vaja seljatuge. Nii et see on siis see põhjus, miks sadultoolil ei ole seljatuge.